Tšau kõigile, täna jälle Merka siin ja mul on nüüd plaanis teha üks selline video Paavli Kaltsuka haul, et siis näidata, mida ma sealt täpsemalt ostsin. Ma olen tegelikult selline Paavli Kaltsuka sõltlane olnud sellest ajast saati, kui ma kolisin Tallinnasse ja siis ma sealt avastasin selle ja ütleme niimoodi, et ma olen väga palju riideid endale sealt ostnud, kaasa arvatud siis, kui mul Roven oli veel kõhus, ma olin rase, siis ma nagu varusin endale sealt hästi palju just beebiriideid. Aga jah, ma mõtlesin, et ma siis näitan teile, mida ma endale Paavli Kaltsukast ägedat ja ilusat ostsin ja osad riided mul on tellitud siis e-poest ja osad riided me siis Kaspariga 2 päeva tagasi käisime ka koha peal seal Paavlis ja ma sain vist endale 1 kotitäie riideid, Kaspar sai 2 kotitäie riideid ja Roven sai endale siis 3. kotitäie riideid. Aga ma põhiliselt näitan nagu neid riideid siis, mida ma endale ostsin. Aga aitab jutust, et hakkame siis riideid proovima. Ma loodan, et te olete valmis. Aga esimeseks asjaks on siis see must kleit, mis mul seljas on ja ma olen seda reaalselt kogu aeg kandnud. Täna on vist 3. päev, et jah, et see on minu lemmik siiamaani, et mega mugav. Mul ei ole isegi siin rinnahoidjat all ja see on siiamaani nagu siukse pikkusega ja siin on siuke hästi armas siuke lahtiste avadega keskosa, mis tõmbab nagu keskosa ilusti sisse ja reaalselt ma panengi ainult selle selga, välja minek ja kõik on sätitud. Et mulle väga meeldivad sellised kleidid ja see on nagu ülimugav ka ja nagu rinnahoidjat ei pea ka kandma. Ja järgmine on siis 2 osa, on ülemine osa selline pluus, ma näitan seda tagant kohe, selline lahtise avaga. Siin on veel isegi hinnasilt küljes, et see on nagu täiesti tutikas ja see maksis ainult €50 ja see on ülilahe siukse avaga. Aga mul ei ole siin rinnahoidjat all ja siia ilmselt nagu väga raske midagi panna, seega ma olen ilma rinnahoidjata. Aga jah, ja siis järgmiseks on need sellised teksapüksid ja ma võtsin need just sellepärast, et need on hästi head nagu pika selle värvliga ja mul ei olnud teksapüksed, need tunduvad, et nad on natukene värvist ära, aga selles suhtes nagu mul on suht ükskõik, et nad nii või naa läheks paaripesuga siukseks tuhmimaks, aga mulle väga meeldivad, need on väga mugavad ja väga ilusti istuvad jalas. Või mis teie arvate? Järgmiseks on meil siis selline pluus ja see käib siis nagu jalge vahelt tüks kinni ja viimasel ajal mul on need väga meeldinud, mul on selline teine podi ka, ma sain selle ühest teisest poest, aga ma mõtlesin, ma võtan selle, kuigi mulle need kuldsed nagu need needid enam väga ei istu, natuke bling on, paha idee, kui selline asi olemas on, et vähemalt on nagu midagi selga panna. Et jah, et vaatame, kas ma seda kannan, sellega on nagu isegi hea nagu õhtul välja minna, et nagu siuke shiny bling. Et jah, vaatan, kas ma seda nagu kannan ka, aga ma võtsin selle, kuna see oli nagu nii odav. Ja järgmiseks on sellised püksid, suvel ülihea õhuaukudega, õhk käib läbi, aga need on nii kihvtid minu arust nagu tossudega, üliarmsad ja mingi selline hall pusa peale. Mul praegu pole kahjuks panna, aga jah, need näevad nii nunnud nagu välja, sellised isegi nagu kodupüksid või lihtsalt nagu kiirelt midagi selga panna ja need on nagu ülimugavad. Tada! Ja järgmine on selline kostüüm. Nagu vaadake kui lahe, see on nagu tada!
see on nagu mega mugav ja see näeb nagu ülilahe välja. Ja mis on veelgi parem, et ma vaatasin kohe, et see on nagu selline teistsugune nagu, vaatasin, et päris hea materjal ja siis ma guugeldasin nagu seda firmat, et nagu, mis firma sa selline oled, nagu, kes nii ägedaid riideid teeb. Ja siis ma lugesin, et see on mingi Alexander Wang, mida iganes see hääldatakse. Aga jah, siin on see ka kirjas, see oli 14 eurot isegi. Suht kallis nagu Paavli kohta isegi on ju 15 või? Isegi 12, okei 12. Aga ma guugeldasin ja see firma teeb nagu mega kalleid riideid, nagu mingi üks selline outfit või tracksuit võib maksta mingi kuni 500 eurot ja mina sain ainult selle 12 euroga, nii et nagu ülilahe. Ja see on mulle natukene suur, see on nagu 2 numbrit suurem. Et kui ta oleks mulle paras, oleks ta veel ägedam, aga ilmselt ma võtan nagu nii juurde. Et siis see on nagu ülilahe, nagu siuke taskutega ja tossud jalga ja viskad selle peale ja lähed välja ja oled siis nagu gängsta emme nagu. Yes. Ja järgmiseks on meil selline bluus. Ma vaatasin, et see on nagu ülilahe selline moodne. Varukad on nagu siukse lõikega, nagu sellised suuremad. See krae mulle hästi meeldis ja mulle meeldib see nagu see tekst ka siin ees. See on nagu minu arust nagu ülilahe, nagu siuke casual outfit. Ja mulle meeldib see lõige ja mul ei olnud nagu enam üldse kodus siukseid T-särke, nagu mida igapäevaselt kanda, nii et ma otsisin endale neid särke ka igasuguseid ja see mulle jäi silma ja selle ma võtsin. Aga jah, seal on lihtsalt nii palju riideid, et reaalselt ma ei jõua mitte kunagi seda läbi käia, et ma nagu käin seal siuh-sauh ja vaatan enam-vähem, mis nagu silma jääb. Aga jah, õnneks jäi mulle see silma ja ma olen väga õnnelik, et ma selle võtsin. Ja see on siis nagu nii pikk ja täiesti tavaline, aga väga kena. Järgmiseks on meil siis selline kampsun ja mis teeb selle eriti ägedaks on see, et siin külje peal on nagu siuke hõbedaga punutud kett ja see kett on ka siin selja taga hästi nagu ilus ja siin külje peal on ka see kett. Ma mäletan midagi sealt tellides, see oli nagu mingi Adidase ka seotud ja see on täiesti tutikas, siin on silt küljes ja see maksis nagu 22 eurot. See oli nagu päris kallis, aga see nägi nagu nii hea seal pildi peal välja, et ma lihtsalt pidin selle võtma. Aga jah, see on täiesti tavaline selline must pusa ja Eestis on ilmad nagu nii jahedad, et selliseid asju läheb nagu alati vaja ja ma olen väga rahul, et ma selle endale võtsin. Järgmiseks on meil siis selline pusa ja see on nii äge, mulle nii hullult meeldivad igasugused pusad, millel on nagu õlad paljad. Hästi siuke veetlev või siuke sensuaalne ja siuke lahe ja casual, et mulle väga meeldib. Ja see on täiesti tutikas, samamoodi siin on nagu teine silt. Ja siin on nagu teine silt ka küljes ja see nägi nagu nii äge välja, see on nagu siuke lõhutud, siuke aukudega ja see on nii lahe nagu absoluutselt nagu dressidega, teksadega, isegi nende lühkaritega lihtsalt viskad nagu jälle tossud jalga ja minek. Asi on ka selles, et kui mulle nagu midagi väga meeldib ja midagi väga mugavat leian, siis ma kannan seda nagu reaalselt kogu aeg. Nagu mu sõbranna Merka võib nagu kinnitada, et kui ma midagi nagu ostan endale, siis ma kannan seda nagu kogu aeg, eks ole Merks. Seega ma juba võin öelda, et see on nagu hullult mõnus pusa, et ilmselt nagu ma saan seda kanda nagu suve jooksul päris palju, et nagu siin on siukest jahutust ka kaenla all päris hea, et isegi kui palavaks läheb. Järgmiseks on siis selline kleit. See on selline hästi tavaline, aga ma mõtlesin, et ma ikkagi võtan selle, sellepärast, et seda on nagu ülihea jälle peale visata, et
kui sa nagu suvel ei suuda midagi otsustada, siis nagu viskad endale kleidi selga ja minek alati väga hea nagu peale tõmmata. Pisikese lapsega kodus oled, siis ei ole eriti võimalust pool tundi riidekapi ees valida, et nagu mis täna selga panna, et võtad esimese asja ja minek. Ja meil on nüüd siin selline kostüüm, vajub nagu lahti hästi palju, et ma pean ilmselt nagu siit keskelt kuidagi selle kinni panema, et ta hoiaks paremini. Aga muidu on sellel nagu üliilus värv, selline suvine roosakas, et see muster jäi mulle just silma ja ma otsisin endale selliseid kostüümi, mida kiirelt selga visata või randa minna. Et see näeb üliarmas tegelikult välja ja heast materjalist on, aga jah, et siit ülevalt nagu rinnaosalt ma pean selle kuidagi nagu kinnitama paremini, sest mul ei ole siukseid nagu push-up'e, mis nagu seda üleval, mis nagu seda kamraadi üleval hoiaks, eks ole. Ja siin on siis täpselt samasugune, aga natuke teistmoodi, teistsuguse mustriga see värgendus, mis selga käib, aga jah, siit ees samamoodi see nagu vajub laiali, et peab kinnitama. Sellega nagu maal kuskil õue peal käia või linnas või poodi või ujuma või absoluutselt igale poole saab sellega minna. Siuke väga universaalne ja hästi mugav ja laseb õhku läbi kuuma ilmaga ideaalne variant. Ja siin on siis selline kleit, suvine kleit, see on mulle natukene kitsas, natukene ligistab ja see materjal ka ei veni, aga ma ei saanud seda lihtsalt poodi jätta, see tundus nagu nii armas olevat ja siuke hästi õhuline ja päris ilusa mustriga on ka seljas, see väga meeldis ja ma mõtlesin, et ma ikkagi võtan selle, et ma ei suutnud seda sinna jätta, aga jah, see natukene kakub, aga loodetavasti nagu saame hakkama. Aga jah, minu arust väga nagu ilusa mustriga on siuke valge ja sinine, et mulle nagu meeldis. Järgmiseks on siis meil jälle selline pükskostüüm, et ma e-poes nagu mõtlesin kaua, et kas seda võtta või mitte võtta, aga see oli lihtsalt nii armas ja ma mõtlesin, et nagu siia alla nagu siuksed valged tossud, papud panna, et see on nagu nii hea kuskile. Lihtsalt nagu jälle kuskile minna, kui mul on vaja minna kuskile, kuhu ma ei tea ka, kuhu minna. Aga jah, ma ikkagi võtsin selle ja ma ei kahetse, sest see on ikkagi siuke hästi nunnu. Valgete tossudega või siukeste tossudega oleks nagu minu arust nagu üliarmas, et ja mulle see väga meeldib. Minna. Ja järgmiseks on siis selline pükskostüüm jälle, aga see on siis leopardiga ja see nägi nagu nii armas välja, siuke leopardiga mulle on alati meeldinud ja see on selline hästi õhuline materjal, nii et tuul käib siit sisse ja välja, aga jah, selline hästi armas minu arust, et mis ma selle kohta nagu oskan öelda, nagu hea kerge riide ese nunnumustriga. Meil ongi ainult jäänud nüüd üks pükskostüüm veel, nii et vaatame selle üle ja see on minu lemmikkostüüm. Ja see ongi viimane ja see on kindlasti minu lemmik outfit. Kui ma seda e-poes nägin, ma teadsin, et jumala pärast, et ole minu number ja see oligi ja see näeb nagu nii kena välja. Tagant on see lahtise selle seljaga, et ilmselt siia nagu mingisugune teistsugune rinnahoidja panna või midagi, aga mul praegu pole. Ja eest on siis nii äge see kaelus, mis käib siis selja tagant kinni ja siin on siis nagu ees selline pannal ja tundub, et nagu see oleks nagu kleit, aga tegelikult on siis nagu samamoodi püksid ja see lõige on nagu ideaalne ja ma olen nii kaua endale sellist nagu kostüümi otsinud, millega saab nagu suvel välja minna kuskile, nagu paned siia kingad alla
ja siis nagu reaalselt nagu see on selline casual ka, et nagu lihtsalt lähedki sellega toidupoodi shoppama ükskõik kuhu. Et see on nagu igaks olukorraks. Ja kui seal oleks neid mitu tükki olnud, ausalt ma oleks nagu igast värvist ühe võtnud, aga kahjuks jah, see oli nagu ainuke ja see on nagu Topshopi firma oma ka, et jah, sealt leiab selliseid firmasid nagu, mida Eestis nagu väga ei ole. Ja see näeb nii kena välja. Ja Rovenil tuleb nüüd juulis tuleb ka sünnipäev, et ma mõtlesin, et ma ilmselt panen selle Roveni sünnipäevaks selga endale, sellepärast see on nagu ideaalne palava ilmaga, natukene pidulik, hästi mugav, saab nagu lastega mängida ja õhk käib läbi. Ma ei tea, mis mul selle õhuga on, et õhk käib läbi. Aga jah, see oligi minu selline Paavli kaltsuka haul, et ma loodan, et teile meeldis see ja jätke siia kommentaari, et milline oli teie arust kõige ägedam outfit või mida teie endale tahaksite. Ma loodan, et te panete selle videole like, subscribe ja siis kohtume juba järgmisel korral ja olge tublid ja tšau!